Tere hommikust! 36. müüginädal on käima läinud ja 16. müügiminutid on eetris. See nädal on selles mõttes eriline nädal. Ma arvan, et see on päris paljude jaoks eriline nädal, kes osalevad siis SEB maratonil. Ja mina olen sellel aastal esimest korda poolmaratoni jooksmas. Ilmselgelt see on oma piiride edasilükkamine, sest ma pole kunagi nii pikka distantsi jooksnud. Eks me vaatame, kuidas see siis välja tuleb. Ja rõõmustame siis nende inimestega koos, kes sama protseduuri esimest korda elus läbi teevad. Igal juhul oma piire tulebki alati edasi lükata, et vastasel juhul tammume ju paigal. Aitäh kõigile, kes on mu müügiminutid vaadanud. Mulle täiega meeldib see, et inimesed annavad tagasisidet ja kirjutavad siiralt, et millised mõtted, mida saaks paremini teha. Alati saab paremini teha. Nii nagu müügiski sa saad iga päev õppida ja saada paremaks. Proovin neid kõiki asju arvesse võtta ja aitäh ka uute teemade eest. Tänane teema on kusjuures selline päris eluline teema. Minu jaoks kindlasti väga eluline teema. Ma puutun tihti kokku inimestega, kes ütlevad mulle, et see müügiteema, et see läheb täitsa minust mööda. See mind üldse ei puuduta, et see müügiasi, see nagu pole üldse minu teema. Ja siis iga kord ma jään nagu mõtlikult neile otsa vaata ja mõtlen, okei, müük ei ole sinu teema. Mis see tegelikkus on ja mida mina arvan? Mina arvan, et müük puudutab kõiki inimesi, absoluutselt kõiki inimesi. Müügioskus ei jookse mitte kellegil, ühelgi inimesel ei ole vahet, kas sa oled advokaat, arst või mis iganes eluvaldkonna esindaja. Kui sinu igapäevaellu või kui sa puutud igapäevaelus klientidega kokku, siis müügitemaatikad ja müügioskuse sellised erinevad teemad on need, mida sa lihtsalt pead teadma. Ei ole vahet, kas sa oma arust müüd või sa oma arust ei müü. Loomulikult me võime jagada müügi kahte gruppi. Me jagame selle professionaalseks müügiks, ehk siis inimesed, kes on valinud müügitöö oma elukutseks. Nad iga päev proovivad paremini teha. Nad iga päev õpivad midagi juurde ja see ongi nende elukutse. Teisest küljest on see müük, mis keerleb ümber sinu. Ümber sinu kui ühe ägeda inimese, kes kulgeb läbi elu, siis ümber sinu keerleb kogu aeg müük. Millegipärast inimestel on mulje jäänud, ja seda ma tegelikult kuulen päris palju, müügi inimesest kui sellisest agressiivsest ja peale tükkivast ja mitte nii sõbralikust ja mitte nii mõistvast. Sellist kuidagi selline nagu Eestis on selle müügi inimesel nagu paha kuvand. Ma päris siiralt ütlen, paha kuvand. Teisest küljest, kui me vaatame nagu mille pärast Eestis paljud ettevõtted ei ole edukad. Nad ei ole edukad sellepärast, nad on teinud valmis üliägeda toote, aga nad ei müü seda, sest nad arvavad, et see toode on lihtsalt niivõrd äge, et inimesed peavad selle ise üles leidma. Nüüd, kui rääkida, kas müük sind puudutab või sind ei puuduta, siis ma siiralt usun, et müük ja müügioskused puudutavad kõiki inimesi siin planeedil, absoluutselt kõiki. Ei ole vahet, kas sa pead oma ülemusele mingi mõtte maha müüma, kas sa pead oma kolleegidele mingi mõtte maha müüma, kas sa pead oma lapsele mingi mõtte maha müüma, et ta sellega kaasa tuleks. Ja sa võid öelda, et ei, see ei ole müük, tegelikult on see energia, tegelikult on need oskused, mille läbi sa suudad ennast arusaadavaks teha. Olgu see siis esinemisoskus, esitlusoskus, selgus, žestid, kehakeel, kõik, mis sinu igapäevase toimimise juurde kuuluvad. Ja sa võid sellest mööda vaadata ja mõelda, see sind ei koti, see sind ei puuduta, see ei anna sulle midagi juurde. Tegelikult need oskused tõstavad sinu igapäevast toimimise kvaliteeti ja nii palju, et sa ei oska seda isegi endale ette kujutada. Seepärast ma ütlen, et ära mõtle kunagi nii, et müük, see on midagi, mis sind ei puuduta. See puudutab sind, ei ole vahet, kus valdkonnas sa töötad, ei ole vahet, mida sa teed. Ma kogesin alles nüüd nädalavahetusel suurepärast müüki ja ma mõtlesin, et peaks tegema kohe niisuguse eraldi keskkonna, kus inimesed saaksid oma heast müügikogemusest nagu kirjutada või rääkida. Sest tõesti, kui sa kohtud inimesega, kes sind teenindab ja müük on väga paljuski teenindamine. Mäletate, ma kunagi ühtedes müügiminutites ütlesin, et müügi inimese asi on selgitada välja sinu vajadus ja mõelda sinuga kõva häälega kaasa ja kinnitada sulle, et see ost, mida sa teed, on õige ja sa oled teinud õige otsuse. Teenindaja seevastu on inimene, kes paneb sind erilisena tundma ja need kaks tahku käivad alati koos.
sa pead tundma müügiprotsessist väljudes, et sul on hea olla, sa oled tundnud ennast erilisena ja teisest küljest sa oled saanud nagu õige valiku teha ja sulle vajaliku otsuse langetada ja mingi toote või teenuse osta. Seega mina nädalavahetusel kogesin nagu suurepärast müüki ja kui sa koged suurepärast müüki, siis see tõstab su enda tuju täpselt samamoodi ja loomulikult sa soetad siis selle toote või teenuse, mida sa ammu mõelnud oled ja oled lihtsalt õige valiku teinud. Seega sellel 36. nädalal võta korraks kokku oma oskused, vaata, mida sa tahaksid juurde õppida. Minu koolitus on ilmselgelt selline ütleme sissejuhatav koolitus, ma räägin nagu põgusalt terve päeva jooksul erinevatest teemadest, mis ma leian, et on müügiinimesele olulised ja vajalikud. Ja loomulikult seal me asjadega väga süvitsi ei lähe, me teeme küll ägedaid harjutusi seal, aga sa mõtle ise endasse ja kui sa tunned, et mingi tahk sinus tekitab sulle kas pinget või sa ei ole sellega nii palju tegelenud, sa ei ole ennast nii palju arenenud, siis vaata ringi. Ja vaata, kus kohas või keegi seda poolt sulle õpetab. Mine arenda ennast edasi, sest et ütleme niimoodi, et barjäärid tekivad mingite sinu elus ja sinu arengus nagu seisma jäänud asjade tõttu. Ja siis, kui sa sellest üle saad, see võib olla ülipisik nõks ja see võib olla üks sinu mingi käitumuslik asi, mille sa pead nagu teistmoodi harjutama ja sa lähed järgmisele levelile ja sa suudad oluliselt rohkem. Seega ma soovitan sulle, et vaata sellel 36. nädalal endasse, kui sa pead hakkama oma piire nihutama, nii nagu mina poolmaratonil pean oma piire hakkama nihutama ja vaata enda ümber ringi, kus sa leiaksid sobivat abi selleks, et sa suudaksid oma piire nihutada. Ma usun sinusse ja liigume selle teekonnal koos. Aitäh sulle kuulamast. Näeme ja kuuleme jälle. Tšau.